Minu jaoks sotsiaalsed oskused tähendavad seda, et sa saad koolis, kodus, ühiskonnas igal pool hakkama. Et oskad suhelda erinevate inimestega ja oskad ka konflikti olukorras neid kuidagi enda jaoks sobivalt lahendada, ilma et seda konflikti kuidagi hullemaks teeksid. Kui ma mõtlen sotsiaalsete oskuste peale, siis need sotsiaalsed oskused on seotud väga sageli suhtlemisoskustega. Ja suhtlemine tähendab ju seda, et ma oskan suhelda ühe inimesega ja ma oskan suhelda 5 inimesega. Et minu jaoks on hästi oluline olla oma õpilaste eludega ja sellega kursis, et kuidas neil läheb, et kuidas need tulevad minu tundi. Ma arvan, et muutuvas maailmas ja muutuvas ühiskonnas on üldpädevuste tähtsus aina kasvamas ja seetõttu peab muutuma ka kooliharidus. Ja mina võtan fookusesse eeskätt sotsiaalseid oskusi ja seda ma teen igasuguste paaristööde, rühmatööde kaudu ja kuna tihti lastel tekivad igasugused konfliktid klassis, siis see on hea koht, kus neid sotsiaalseid oskusi arendada, kus me saame kõik üheskoos olukorda läbi arutada, küsida, kes kuidas käitus ja kuidas võiks teises olukorras käituda, sõlmida erinevaid kokkuleppeid ja siis vaadata, kuidas see sotsiaalne dünaamika edaspidi toimub. Ma pööran väga suurt tähelepanu sellele, kuidas ma õpilastega suhtlen, kuidas ma reageerin, kui neil on töövihik kodus või kui neil on midagi tegemata või kui nad ütlevad, et nad ei oska ja üritan neile oma suhtumisega näidata, et ma toetan neid, et ma arvestan nendega ja et ma olen põhimõtteliselt nende jaoks olemas ja nende sõber. Ja ma loodan, et läbi selle nad tunnevad ennast tunnis mugavamalt, et nad on valmis pakkuma vastuseid, isegi kui nad ei ole kindlad, kas see on õige, et nad julgevad eksida, sest nad teavad, et ma ei pahanda nendega. Ja samamoodi ma juhin ka tähelepanu sellele, et kui keegi ütleb vale vastuse, et see on okei. Lisaks tahan kiita ka Kiusamisvaba kooli õppematerjale, mis on siis eri Eesti koolides võimaldatud ja meie koos õpilastega näiteks inimeseõpetuse tundides vaatame neid olukordade kaarte, vaatame pilte, arutame, küsime, kuidas üks või teine osapool ennast tunneb ja kuidas me võiks seda tegelast seal pildi peal toetada. Ja minu meelest see arendab lastes empaatiavõimet ja see töötab väga hästi. Õpetame matemaatikat huvipõhiselt ja lennuüleselt. See tähendab, et meil on siis näiteks 4 5. klassi ja nende klasside peale on 4 õpetajat ja siis me kaardistame õpilaste huvid ära, jagame nad huvidepõhiselt rühmadesse ja siis need rühmad lähevad, siis saavad nagu iga õpetaja saab oma rühma. Ja mingi aja tagant siis need huvid uuesti kaardistatakse, uued rühmad tekivad ja rühmad siis saavad ka uued õpetajad. Ja selliseid sotsiaalseid oskuseid see ka hästi toetab, sest et need õpilased peavad kohanema uute rühmakaaslastega, uue õpetajaga. Et me oleme nagu pannud tähele, et need õpilased on hästi sellised kohanemisvõimelised, et nad on avatud, kuidagi julgevad kõigi poole pöörduda ja on sellised vahvad õpilased. Ma olen näinud terve selle aasta jooksul seda, kuidas minu õpilased julgevad rääkida. Nende sotsiaalsete oskuste järjepidev arendamine on muutnud neid julgemaks, enesekindlamaks. Ma olen märganud ka klassisiseste suhete paranemist ja ma tunnen sellist head koostööd oma õpilastega. Parem on see, kui me ütleme, et me ei tea või pakume mingi vastuse, siis me saame ju tegelikult teada, mis on õige ja saame areneda. Ta julgustab seda last, kes on näiteks vähe rääkinud tunni jooksul ja võib-olla millestki vähem aru saanud ja ei julge vastata, ta julgustab teda. Ta annab talle võib-olla vihjeid alguses, et tal tuleks see mugav tunne ja et ta tunneks, et tal tuleb välja ja siis ta nagu julgeks pärast uuesti vastata.
ja kui mõni laps on nagu väga palju vastanud ja rääkinud, siis ta küsib äkki hoopis teiselt lapselt ja siis tema saab rääkida ja saab öelda, mis ta mõtleb. Ja siis õpetajad nagu aitavad ja julgustavad meid, kui meil endal ei tule välja ja kui me ise ei ole hetkel võib-olla nii valmis vastama.